Tervist, head rahvuskaaslased, erakonnakaaslased, head mõttekaaslased. Tartu rahu sõlmimise päev, 2. veebruar on päev, mil Eesti rahvas näitas ja ütles kogu maailmale selgelt, me otsustame ise oma saatuse üle. Tartu rahulepingu aastapäeval 2. veebruaril on minu jaoks ka isiklikum tähendus, et sellel päeval oli sündinud mu vanaema, inimene, keda ma mäletan, Eesti-aegset, sellist esimese iseseisvuse aegset väärikust kandnud inimesena. See väärikus ei olnud mitte suurtes sõnades tema puhul, vaid just hoiakus. Ja just väärikuse, rahvusliku väärikuse ja sellest võrsunud eneseusu toel said võimalikuks Eesti rahva jaoks võidukas vabadussõda ja Tartu rahuleping. Leping, mis sündis iseotsustamise julgusest, mitte võõrastest käskudest. Peaaegu olematute vahenditega alanud vastupanust kasvas välja meie ajaloo suurim saavutus, eestlaste oma riik. Elagu Eesti Vabariik! Vabadussõda õpetas meile ühte väga olulist asja, mida ei tohi unustada ka tänapäeval, mida me ei tohi unustada ka oma poliitilistes võitlustes. Määrav ei ole mitte ülekaal, vaid otsustavaks saab tahe. Valmisolek seista oma maa, oma keele, oma kultuuri ja oma rahva eest, ka siis, kui see on raske, ka siis, kui see on ebamugav. Head inimesed, otsime ja hoiame alles seda esimese Eesti iseseisvusaja vaimsust ja väärikust. Hoiame oma hinges põlemas vabadussõja tõrvikute leeke. Hoiame seda julgust ja seda tahet seista õigete ja oluliste asjade eest. Kuigi kohati võib olukord Eestis tunduda masendav, sest meie tänased riigijuhid on nii moraalselt kui ka igal muul moel läbi kukkunud, siis meie rahvuskonservatiividena ei tohi pead norgu lasta, ei tohi alla anda, sest ka kõige raskemast seisust on võimalik võitjana välja tulla, täpselt nii, nagu tõestasid meie esivanemad vabadussõjas. Seetõttu ei ole mitte ainult meie õigus ja meie valik, vaid lausa meie kohustus seista ühiselt edasi eestikeelse ja eestimeelse riigi eestlaste Eesti eest. Elagu Eesti, head vabadussõja ja head Tartu rahulepingu aastapäeva! Aitäh!